Minu ümber on üks õige äge tohuvapohu, millest üsna varsti saab üks eriline maailm ja see on selline muinasjutu maailm, mille looja on taaskord üks geniaalne, innovatiivne mees, kes lihtsalt ei peatugi. Andres Tiik, sina oled 20 aastat olnud spaaris, sina oled elamusspa asutaja ja no jumal hoidku, jälle on meil uus koht, midagi väga erilist, nagu ma aru sain, vist taustal Skandinaavias. Ainulaade, räägi mulle, kuhu ma sattunud olen. Võib-olla see sõna tohuvapohu oli sinu poolt välja tooduna väga õige, sest tõesti oleme sünnitamas siin sellist teenust, mida meie regioonis, Baltikumis, Skandinaavias siiamaani ei ole. Muidugi meil olid suured unistused ja need unistused viivadki teinekord selleni, et need suured asjad sünnivad. Meie eesmärgiks oli tegelikult bowling ja spa klienditsoon omavahel ühildada. Teha midagi ägedat, midagi raamist välja. Ehk teenindussektoris on paraku alati see, et loeb kreatiivsus. Me ise muutume ajateljel, meie kliendi tarbimine, külastajate ootused suurenevad ja otse loomulikult iga teenindusasutuse kirg on pakkuda midagi uudset oma külalistele. Aga meie puhul tõesti sai määravaks see, et bowlingu eelmise ettevõtte omanikud käisid koostööd pakkumas, käisid oma ettevõtet müügiks pakkumas. Tunnistan tagantjärgi, et esialgu ei võtnud nagu infot üldse omaks, ei haakinud, aga ühel toredal päeval tekkis selline hea matš, et tegelikult meil on lahend laua peal, et me saame oma spa-tsooni laiendada, pakkuda uudsust, põnevust oma klientidele. Ei ole saladus, eelnevalt me maadlesime tipupäevadel, siis kui kehv suusailm oli. Et me ei suutnud oma külalistele piisavalt pakkuda söögikohti. Nüüdsest tänu laiendusele tuleb bowlingusse ka pubi, tänu laiendusele on meil suurem köök, meie söögivalik laieneb, joogikaart laieneb ja saame pakkuda rikkalikumat naudinguid. Nii, Andres, ma juba siin ütlen, et sina mõtled nii suurelt. Minu jaoks oli enne juba väga palju head ja paremat ja maitsvat seal all ka olemas. Aga tegelikult, mis on ju jube äge, on ju see, et vanasti oli niimoodi, et inimene tuli siia majja, ühele poole tipa-tapa läheb, mängib oma bowlingu ära, läheb koju, teise poole inimesed lähevad hommikumantides, võtavad kätte, lähevad ujuvad, vedavad aegas. Nüüd sa võtad pere siia ja enam nad siit terve päev välja ei lähe. Miks? Teevad oma korralikud bowlingumatši ära, isa jääb siia törtsõlut poistega peale, eks ju, lapsed lähevad juba oma laste spaase, ema jälgib neid, lõpuks nad on kõik perespaas koos õnnelikud ja kogu päev on sisustatud. Minu arust on see väga lahe ja kas vastab tõele, et nüüd ma ei pea enam ringi käima, nüüd ma tulengi hommikumantlist siia, ma muidugi täiel võistlusega inimesena, ma ei tilgu, eks ju, ma ei lähe rikkuma ja risustama, aga hommikumantel selga ja läheb mänguks, on see õige? Kui see kõik hakkab nii tööle, nagu sa ütlesid, siis me oleme oma eesmärgi täitnud. Eelnevalt oli tõesti niimoodi, et bowling tegutses eraldi, spa eraldi. Uudse lahenduse puhul tõesti spa klient saab otse bowlingusse, bowlingu klient saab spaasse. Selle jaoks on meil eraldi riietusruumid rajatud ka bowlingusse. Aga ma tahaks ikkagi märkida ka seda, et otse loomulikult me jääme edasi teenindama ka tänavakülastajaid bowlingu osas. Seda enam, et me hakkame pakkuma ka meelelahutusprogrammi, reedeti, laupäevati, elavat muusikat, bändid, DJ-d, mis iganes. Aga otse loomulikult sellest võidavad ka bowlingu kliendid, sellest võidavad ka spa kliendid. Enne Covidi perioodi tuletab meelde, et me pakkusime ka meelelahutust 21+ poole peal. Aga peale Covidit me lõpetasime selle ära, kuna see hakkas segama meie spa kontseptsiooni. Antud lahenduse puhul meie spa kultuur, mida edendame, ei saa pihta meelelahutusele. No tegelikult ma juba saate aru, te tulite hommikul spaasse, ei te ei lähe isegi poole päeva pealt särast, õhtune programm jätkub. Seda otse loomulikult toetab ka meie hinnastamine, kuna meil on piiramatu külastusaeg. See on fantastiline, see piiramatu aeg tähendab seda, et ma tegelikult ei vaata kella, vaid ma olengi perega koos, ma naudin täpselt seda, mida ma õigel ajal tegema saan. Andres, sinu innovatiivsuse juures, no ma ei tea, meil on siin fantastiline, ainulaade, eriline lastespa.
meil on siin spa, kus toimuvad need uskumatud Aufkussi etendused, kes pole käinud, palun minge vaatama, see on täiesti omaette maailm. Nii, nüüd läheb bowlimiseks. Hommikumantlis või mitte otse tänavalt ja pubis on mõnus einestada, kus saab ka õhtul kuulata kontserti või minna tantsul. Kuhu edasi? Kas meil hakkab siin elevandilonti saab katsuda lõpuks? Kas meil on siin mõni, mida sa veel oled mõelnud? Siis mina olen kindel, et sina oma peas tead täpselt, mis siit edasi juhtuma hakkab. Ei salga. Ideed on suured. Kindlasti midagi põnevat on lähiajal veel tulemas, aga sellest räägiks eraldi. Aga et mitte bowlingu saalile liiga teha, siis ma ei saa jätta mainimata, et meie bowlingu radadele tuleb unikaalne Spark audio multimeediasüsteem, mis on Baltikumis, Skandinaavias ainulaadne. Tõsi, Euroopas selliseid saale on, Saksamaal 2, Hollandis 4, Inglismaal 5, aga meie eesmärk on ikkagi investeerida tulevikku, et külastajatel oleks terviklahendus ja mis siin salata, iga teenindusasutusel on ja saab olla ainult üks unelm, olla teerajaja. No sina oled kindlasti üks väga suur teerajaja ja nagu Andres ütles, see Spark Mark, ma ei tea, mis ta kõik kokku nüüd rääkis. Nii kui see avatud saab, kõik saavad tulla vaatama, sest see on täiesti kolossaalne, geniaalne ja ainulaadne. Ja üks asi on kindel, kui teil on lõbus mängida, siis teil lastel ei hakka siin mitte kunagi igav. Nii et tere tulemast jälle uude vägevasse kohta ja soovime sulle ainult veel lennukamaid ideid, sest sina vist ei pidurdu iial. Ma millegi pärast julgeks arvata, et mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele Spark-süsteem pakub üllatusi, nii et ootame kõiki külalisi külla alates septembrist. Alates septembrist teeme siin korraliku avamisega, lubad või? Teeme korraliku paugu. No kus me pääseme? Varsti olete kõik avatud tulema seda imeelist kohta vaatama, nii et tere tulemast jällegi Mustamäe elamuspaasse. Ja sulle tänud. Joo.